It's Riga baby ehk oleme kodule kõige lähemal kurikuulsal Pikerniki ringrajal Riias. Sellel layoutil oleme varasemalt sõitnud 2 korda, eelmine aasta siis meie praeguse autoga ja mõned aastad tagasi ka meie vana E92-ga. Kuna tegu on üsna kiire ja väljakutsete rohke rajaga, siis eelnevatel aastatel ei ole ma leidnud auto ja enda vahel mõnusat balanssi ja sõidud ei ole olnud ka nii sujuvad ja elusad, kui need võiks olla. Ehk siis selleks aastaks oleme kõvasti analüüsinud enda sõite, konkurentide sõite, vaadanud erinevaid sisevideoid enda autodest, teiste autodest, välisvideoid, mida keegi kus teeb ja oleme valmistunud selleks paremini kui kunagi varem. Lisaks põhivõistlejatele saavad kohalikud 10 parimat sõitjat igaks etapiks endale wildcardi. See tähendab siis seda, et kohalikud parimad sõitjad saavad võimaluse tulla meiega sõitma seda Euroopa sarja ja osaleda sellel võistlusel koos meiega. Ja tänu sellele saime me kohtuda seekord oma eelmise aasta konkurentidega Balti sarjast. Tere hommikust! Tere! Lõunat tegelikult. No jah, kelle jaoks on lõuna? Meil oli ikkagi vara hommike. Pool 1. See pole nalja. Auto on välja toodud, boks on lahti pakitud ja oleme ootel nüüd juba trennides. Et täna on kell 4 hakkab trenn, on 2 tundi trenni. Seekordne võistlus oli meil 3-päevane, mitte nagu eelmised 2, mis olid meil 2-päevased. Hakkab pihta nagu ikka reedega. Pakkisime asjad lahti, panime boksi püsti, võtsime auto välja ja saime ka natukene trenni teha. Kevin, mis te teete? Ületame. Trennid muidu olid tipp-topp. Saime natukene ka kerget vihma kohe enne meie sõitu, nii kui mina hakkasin peale minema, aga õnneks see kuivas kõik kiiresti ära ja saime hakata ka inimese kombel trenni tegema. Käime siis selle kurikuulsa Pikerniki layouti ka läbi. Alustame kiirendusmaaga. Kiirendusmaa Pikernikis on üsna pikk. 1., 2., 3., 4. käik nii palju kui tuleb. Meie sisenesime 155 km tunnis kerge flikiga esimesse välistsooni. Sealt edasi põhjagaasiga poole vahetus, millele järgnes teine sabatsoon. Sealt edasi sisekurvis ninaklipp ja kohe ka väliskurvis sabaklipp. Taas kord üks põhjagaasiga poole vahetus, mis viib meid eelviimasesse sabaklippi. Sealt edasi viimane poole vahetus ning pikk wallride, mis on siis lõpuni hinnatav sabaala. Nagu ikka, alustame hommikul trennidega. Esimene sessioon sai läbi, siis kutsuti mind Driftmastersi meeste poolt kõrvale. Neil oli meile väike palve. These big boys, the biggest one with solely digital products. Palve oli siis selline, et pidime hakkama kõrvalsõite tegema järgmise aasta potentsiaalsetele investoritele. Valiti välja 6 sõitjat, kes olid platseerunud top 10-sse. Meid varustati rehvidega. Põhimõtteliselt kogu trenn maksti meile kinni ja saime teha väga häid tandemsõite väga heade meestele.
meie saime seda enda jaoks võtta lisatrennina, sest et need sõidud toimusid A-grupi trenni ajal, kuigi ise kuulusime B-gruppi. Meid lasti ilusti kogu sellest ootavast järjekorrast mööda, tegime oma eessõidu ära, oma jälituse ära, vahetasime rehvid, panime uue mehe peale ja asi kordus uuesti. Make sure to have your hands again, not be. Yes, I know, Kevin. Yeah? Oh, good. I am racing driver. Oh, so. Siis hakkas meie teine trennisessioon. Kuna sõidetud oli juba palju ja asi oli käpas, siis otsustasime Märdiga, et ei ole enam vaja ressurssi raisata ja läksime puhkama ära ja valmistuma kvalifikatsiooniks. Kas meil on vaja veel trenni teha, Märt, ütle mulle, või me päästame autot? Ma arvan, et otseselt vaja ei ole, loe kiri läbi ja kui sa need suudad ära sättida, siis ei ole. Kuna olime kodule niivõrd lähedal, siis oli koha peal väga palju fänne. Mul oli suur rõõm teid kõiki seal näha. Osteti väga palju meie fännitooteid ja kõige parem tunne oli ikkagi autos seest kuulda, kuidas publik karjub grandstandidel sinu nime. Päeva parim, päeva parim. Tere! Vaatame ka meie bussi üle. Jaa, mõtlesime, et me pole küll näidanud, aga nüüd me siis saame kerge ülevaate. Siin istub väga tähtis mees, meie juht, kes toob meid alati õnnelikult ja turvaliselt kohale ja ka koju tagasi. Ja. Siin on meil telekas ja väike laadimisjaam. Telekast siis vaatame kas live-ülekandeid või mängime sõidu ajal Xboxi. Kõigi lemmikkoht, muidugi diivan. Väga mõnus, mugav. Kiidan heaks. Kiidad heaks. Käib ka lahti, saab teha sellest ühe magamiskoha. Jah, ja tegelikult on ka üks magamiskoht üldjuhul olnud. Ongi. Just. Ja, ühe magamiskohana. Siin on töölaud, söögilaud, oleneb olukorrast. Siin on meie kööginurgakene. Oot, vabandust. Eile öösel tõid meile väiksed salajased külalised väikse kingituse ja ilmus bussi ukse taha eelmise aasta Livonia Pro karikas. Ilus karikas on. Jah, suur. Nii, Ilus. veeaparaat, Ja. mikrorenahi, otse loomulikult iga hommiku kõige suurem staar, kohviaparaat. Muidugi. Siin on riidekapp, nendes kappides siin all on igasugused nõud, kuivained, muud toiduained. Siin on meie külmkapp, Nii, näita. mis praegu ei ole nii täis, kui ta mõnikord on. Aga meil on juba mitmes päev ka. Jah, väga õige. Nii, siin jõuame nüüd magalatesse. Siin on üks nari ülemine, alumine narivoodi. Siin on siis master bedroom. Master bedroom, sinna läheb 2 inimest. Ja kui meid on ka rohkem, siis on ka seal üks väga suur magamistuba, kuhu madratsid maha ja ongi bueno. Aitäh, oli väga meeldiv. Külastame teid veel. Külastage. Enne kvalifikatsiooni ja ka tegelikult treeningsõitude vahel vaatame me Märdiga üle kõik meie videod seest ja väljast, mida paremini teha, mida võib-olla mitte teha ning lisaks videotele on Märdil ka tagasiside kohtunikelt, kes jälgivad ka pingsalt igat trenniringi ja trennisõitu ning ütlevad meile, mida nad siis tahavad näha kvalifikatsioonis, et saada võimalikult kõrge punktiskoor. Võtsin tulla niimoodi, et ma tulen 4. siit Klipparist veel ja siis panin enne poole vahetust täpselt vaata. Lihtsalt kohtuniku märkus oligi see, et 5. läks gaasi peal läbi. Et pigem
pigem siis tulen viskan ennast. Siit väljudes reguleeri gaasiga niimoodi, et sa saad sealt hooga läbi. Mida ma reguleerin? Mul on gaas põhjas seal. Keep your head straight. You're going like in top 5. We put our guesses up to our Instagram and you are up top 2. You're doing absolutely great. Thank you, just keep the head. You know, Thank you. You're doing the best. Thanks. Insane. Ega ei olegi midagi, need pisiasjad. Kas sa paned tulesid külge? Jaa, üritan siin juhtmeid kätte saada. Aga trennides olid vanad tuled peal puhtalt sellepärast, et see viimane tagasipööre on korralik betoonisein jälle. Jah, just. See võib kannatada saada. Ja nüüd kvalifikatsiooniks siis auto ilusaks. Jah. Väga hea. Kuna kvalifikatsioonis on paremusjärjestus keeratud pea peale, ehk siis alustatakse viimasest ja lõpetatakse esimese mehega, oli meil väga palju aega vaadata teiste sõite, vaadata, mida rada teeb ja saime rahulikult valmistuda enda sõiduks. Back to the line for Kevin Pazur. Massive, I would say, event in Finland for Kevin Pazur. Like we, saw him creep around the 32, the 16, and so on, and he just absolutely went for it in Finland and showed how good he could be. Kevin Pazur looking to continue that. He's an ex-Baltic champion. Yeah, and he sits just outside that top 10, Dave, so a good performance here. Could see him jump right into contention for the championship this year. So what can he do as Kevin Pazur now looks to chase that top qualifying run? Can he find himself creeping into 90s? Well, so far so good. Not the most perfect of transitions through the final section, but he makes it work and he looks to fill that outer zone, Dave. And you know what? A really strong run there. I think that could be right up there. That's great. That's a great run for Kevin Pazur, and I love the fact that he's building on that. This was good. See oli hea. Esimese kohta hea küll vist, jah. Ma tean ise, mida improovida natukene, aga all good, väga hästi. It has been such a close fight this year. Oh, look at that. Kevin Pazur puts a 93 on the board. Väga kena. Hea töö, poisid. Super, let's go. Teine sõit mulle endale väga meeldis, sest sai peale minna niisuguse mõnusa tundega, kui esimesest on juba väga head punktid all. Kaotada ei ole midagi. Esimene poole vahetust tegin põhjagaasiga nagu ikka, aga üritasin teha seda veel agressiivsemalt ja sealt läks nurk natukene liiga suureks, mis tõttu kannatas sõidujoon, aga sellegi poolest mõlemad kvalisõidud üle 90 punkti, mis andis meile lõpptulemusena 3. koha kvalifikatsioonis. Esimese eestlasena kvalifitseerusime Driftmastersi sarjas top 3 ja see on juba midagi, millega peab rahul olema. Rada on kuiv praegu, nii palju kui mina näen. Tibutab.
Külla, nii et vihmakad lähevad bussi, buss läheb line-up'i. Just nii. Tuleb valmis olla. Juhuks, kui see sadu nüüd intensiivseks läheb, siis tuleb vihmakad alla panna ja edasi. Vihmarehv on siis selline, kus siis saab minema joosta. Aga hakkab tihedamini sadama vist. Natuke libedam. Rattakalle on vist kuhugile läinud, ma ei tea, kas Vietšekuga tegime siin trennisõidu, poole vahest läks vähe lähedale niimoodi, et näed, ma kleepsin siin peal. Sinna esi tuli ka läkse. Ja, aga Endurus nagu ei läinud rattaga pihta, aga kuhugi on natukene jooksu kadunud ära. Vaatame, otsime üles, kus ta läks ja paneme tagasi. Mõistlik. Pikernikkel sajab, siis teeb see selle raja veelgi ohtlikumaks, sest et mitmesse kohta tekivad päris suured ja sügavad lombid ja rajal on ka palju asfaldikatte muutuseid, mis siis annavad kõvasti tunda auto pidamises. Olud olid kardinaalselt muutunud ja keegi ei olnud saanud vihmaga tandemitrenni teha, siis tähendas seda, et trumbid mängiti tegelikult välja sõitjatele, kes olid kvalifitseerunud madalamale, mitte neile, kes olid kvalifitseerunud kõrgemale. Ehk nemad said alustada tandemsõite jälitaja rollis, mis andis neile siis võimaluse natukene tagasihoidlikumalt peale minna, kuna eessõitja peab jälgima ju täpselt kvallijoont ja olema nii piiri peal kui võimalik, siis tagasõites on sul võimalik kerge vahe jätta, natukene lõigata, sa saad natukene mängida ja sul on võimalik rajaoludega rohkem kohaneda. Kevin Pizor, he's been looking like he's unstoppable. Third place in qualifying. The man from Estonia, 24 years of age, another young up-and-comer. He goes up against the Japanese champion of Naoki Nakamura, who looked like he was struggling for gearing in qualifying, but now that the rains come down, they get a lot of rain in Japan, Eddie, so he's going to be used to these kind of conditions, even though we can't see anything of him in the car. So if this was dry conditions, you'd say we haven't seen Nakamura perform this weekend so far, but could he come alive here in the wet conditions here in Riga? I think we are about to find out as Kevin Pizor looks equally comfortable now on the wet or dry circuit. Nice line through the first section, but look at Nakamura. Läksime eessõitjana peale, esimeses kurvis saime väga ilusa laia joone, poolevahetus õnnestus samamoodi hästi, siis tuli teadaolev asfaldivahetus, pidamise muutus, püüdsime selle kinni, juba hakkasin sihtima järgmist clipping pointi ja siis tuli spin. Teadagi, mis asi on spin ja mida see tandemsõitudes tähendab. Ei jäänud meil muud üle, kui minna ja teha viisakas tagasõit ja hakata lootma vastase eksimusele eessõidis. Early dabs the handbrake. Will that upset the line and upset Kevin Pizor in the chase position? Well, no problems for either driver so far as Nakamura keeps the car on quite a shallow line, but a safe line. It's the clever line, Eddie. It's the clever line around here that Nakamura's on now. He's not overcommitting to anything. He's watched every
Every driver on the grid make an absolute hash of that outside zone, and he said, I'm just not going. It's the clever line, Eddie. It's the clever line around here that Nakamura's on now. He's not overcommitting to anything. He's watched every driver on the grid make an absolute hash of that outside zone, and he said, I'm just not going near it. I'm just going to keep going. And with an advantage from the first run, it's the clever way. He's not even trying to be perfect on the line. He knows that it's spins and wheels off that's winning and losing battles right now. Purjetades ta purjetas, keset rada ja klipparitest mööda, aga läbi ta purjetas. Tema nulli ei saanud oma eessõidust ja sealt sõidust võit Naokile. Sellega lõppes ka meie võistlus seal vihmases Riias. Üldarvestuses ei jaga me enam 7. ja 8. kohta, vaid nüüd hoiame üksikuna 7. kohta. Siinkohal tahaks ära tänada oma meeskonna, toetajad ja teie kõik, kes te käisite meile Riias kaasa elamas. Jälgige meid ikka sotsiaalmeedias ja kohtumiseni!